Eesti jaoks on Keenia värav 340 miljonilise Ida-Aafrika turu poole ning näide, kuidas digitaalne pehme jõud võib olla vastukaal autoritaarsetele mõjutustele Aafrikas. Eesti arengukoostöö on Keenias keskendunud eelkõige digilahendustele. Kuigi Eesti ja Keenia vahemaa on ligi 7000 kilomeetrit, ulatuvad Eesti projektid siin koolidesse, ettevõtlusesse ja kogukondadesse. Just sellise praktilise arengukoostöö kaudu püüab Eesti olla nähtav partner ühes Ida-Aafrika kiiremini arenevas riigis, sõnab Keeniasse akrediteeritud suursaadik Daniel Scher. Meil on praegust Aafrikas ainult üks saatkond, asub Kairos. Aafrikas on 54 riiki ja kui vaadata kaarti, sa tegelikult ei saa aru, kui suur kontinent on. Sinna sama kontinendi sisse mahub Venemaa, Hiina, Lääne-Euroopa ja USA. Kõik ühe tükina, nii et see tegelikult on väga suur kontinent, kõige kiirema rahvakasvuga ja me peame lihtsalt koha peal olema. Samuti tegeleb Eesti Keenias ettevõtluse toetamisega ning hariduse ja naiste ning noorte võimaluste parandamisega. Mitmeid projekte rahastab Eesti Välisministeerium koostöös kohalike partneritega. Üha tihedam koostöö peegeldab Eesti soovi tugevdada sidemeid kiiresti arenevate Aafrika riikidega, täheldab 18 aastat Keenias aukonsulina töötanud Kadri Humal. Aga selgelt saatkonna loomisega hakkab ka Eesti rohkem kaasa rääkima poliitilistes teemades Keenias, mis on väga oluline, arvestades sellega, kuivõrd palju mõjutab Keeniat Hiina, kuivõrd palju mõjutab Keeniat Venemaa. Nii et need on need olulised teemad, kus Eesti selgelt peab olema poliitilises pildis sees. Eesti on Keenias tegutsenud juba mitu aastat. Ka Eesti ettevõtted näevad Keenias kasvavat turgu. Ida-Aafrika suurima majandusena pakub Keenia võimalusi eelkõige digiteenuste, finantstehnoloogia ja rohetehnoloogiate valdkonnas. Selle programmi Keenia suuna eestvedaja on Victoria Nkata. Järgmistel aastatel plaanib Eesti Keenias laiendada arengukoostööd mitmesse uude valdkonda. Selle kõrval jäävad keskseks ka e-valitsemine ja küberturvalisus. We are looking at going a bit into the rule of law and supporting disinformation and misinformation. However, I do think our strongest area, which is e-governance and cybersecurity, is also gaining a lot more traction, with Kenya also looking at cybersecurity and artificial intelligence. So I do think those are specific areas that if Estonia, we focus a lot on, we can already get a first movers advantage. Loomulikult on seal väljakutseid ka, et kui sul on kohalik ettevõtte, siis see kohalik ettevõttel on võib-olla parem võimalus hankeid võita, ta on ju koha peal, ta käib seal, suhtleb regulaarselt. Nii me proovime ka siis Eesti ettevõtetele leida neid vastavaid partnerid, kellega nad saavad koostööd teha ja koos minna nii-öelda nende hangetele osalema. Suurimateks väljakutseteks on oma kohaloleku ja mõju suurendamine. Samuti projektide sidumine Keenia tegelike vajadustega ning Euroopa kogemuste kohandamine kohaliku märksa keerulisema keskkonnaga, sõnab Victoria. It's finding the balance between getting our projects to be implemented with the priorities that we need to implement, but also making sure that Kenya's agenda is also implemented to some degree and we are creating impact rather than just ticking a box on a project, but creating real impact. So the balance between these two priorities is usually the hardest part, and it takes a lot of time to be able to find that sweet middle ground. Kuidas Eesti saaks paremini Keenias kanda kinnitada, mida me peaksime tegema, et oma kohalolu siin suurendada? Keenias on väga keeruline kanda kinnitada distantsi pealt. Inimesed peavad sind nägema, inimesed peavad saama sinuga suhelda, inimesed peavad saama aru, kes sa oled ja peab varuma kannatust. See printsiip, et mul on hea asi, ma tulen, ma näitan, sa ülehomme ostad, see Keenias ei toimi. Peab lähenema asjale niimoodi tasasõuad, kaugele jõuad. In 3 years, we've been able to establish a lot, and it gives me so much pride to see how much we're working. And it also gives me so much pride to see that we have moved from a project management unit to a fully functional office to an embassy in just the span of 3 years. And I think
how we work, how quick we operate, how well we are able to, pivot. I think that has been the strength of Estonia. We are small, but we're very mighty. Tulevikus soovitakse koostööd laiendada roheenergia, hariduse ja ettevõtluse valdkonda. Eesti hinnangul on digipartnerlus meie kõige tugevamaks trumbiks Aafrikas. Edukas koostöö võiks saada eeskujuks ka teiste Ida-Aafrika riikidele. Meil kunagi ei ole piisavalt sõpru, nii et see suhete lihtsalt üles ehitamine, sõltumata millisest valdkonnast, kas ta on kultuur, kas ta on ettevõtlus, kas ta on kaitse, see ei ole oluline. Meie peame oma lugu rääkima. See on mis koidab Aafrikas. Me peame toetama meie Ukraina sõpru ja oma loo rääkimise läbi me toetame Ukrainat.